Tere tulemast stuudiosse, stuudios on tore ja minuga koos on täna stuudios, me ütleme, 2 kaunitari pluss veel üks. Ennast ma välja ei jäta. Meil on siis väga kevadine olla, sest vahepeal on juhtunud selline asi, et on saabunud kevad. Ja mis minul siin on siis? Mul on siin selles mõttes on huvitav saade, et viimast korda on meil külas Tore Päikesed. Need, kes said Tore konverentsil tiitli ja minu kohe kõrval on Tore sõbra tiitli saanud inimene ja siis esindaja Pääsküla koolist, sest Pääsküla kool sai tiitli aasta innukas uustulija. Oli nii? Just. Aga lähme kõigepealt siis ikkagi sinna, et see kevad nüüd vahepeal tuli, et mis me märganud juba oleme, et mida teie olete juba märganud, et ilm on küll nagu muutlik, aga siiski. Kirsti, alustame sinust. Mina ütleksin, et no sa tõid välja ka, et tore päikesed, et siis päike on alati see, mis kevade südamesse toob. Ta ikka näitab ennast rohkem. Näitab. Kõvasti rohkem. Ja on soojem. Ja. Niimoodi? No see lumi nüüd on ju vahepeal sulas, vahepeal tuli juurde, äkki sulab uuesti ära. Aga ma ütleksin, et ma olen ka inimeste puhul märganud, et nad on kuidagi palju rõõmsamad, kui kevad tuleb, et nad on õnnelikud, et nad saavad selle ka soojuse jälle tagasi. Ilusad märkamised. Ja meil on olnud nüüd paar aastat Tores ka selline kevadel, kas teeme siis pisikese videoklipi või mõtte sellest just, et kuidas midagi märgata, et mida kõike selleks kasutada saab, et kui sa võtad silmad, siis nii palju ilu hakkab juurde tulema, meeletu liigirikkus, nii taimede, loomade, putukate maailmas, kõik läheb kihama. Siis kui me võtame lõhnad, siis näiteks mina olekski tahtnud tulla selle mõttega lagedale, et mingi kevade lõhn on tulnud. Täiega on tunda kohe siuke. Ja siis võtame kõrvad, siis me hakkame ka kuulma rohkem linnulaulu ja linnud sädistavad ju kevadel kõige rohkem, eks ju. Ja nii et täitsa on, et vaatajad võivad ka siis panna oma märkmed, et mida nemad märganud on. Aga asume siis meie külaliste juurde. Ja mul on nii tahtmine alustada, tead, Kersti sinust. Et sina oled Karjääristuudio tegevjuht. On mul õiged andmed, jah? Teab paika. Et milline su igapäevatöö välja näeb, mis on su ülesanded, mida sa teed? No, ütleme, et minu igapäevaseks ülesandeks ongi meie tiimi ja heade partneritega väärtust luua läbi video sisuloome. Ütleme sellist, nii nagu väikese tiimi puhul ikka, siis selline kokkuhoidvus ja toetamine on kindlasti märksõnad. Et minu puhul sellist rutiinset tööpäeva nagu ei olegi. Et ühel hetkel võib mind näha kohtumisel või koostöösuhteid loomas, järgmisel hetkel, nii nagu ka torekad on ilmselt näinud, võib mind kohata ka kaamera taga või helipuldis, naljaga pooleks, vahest kõike korraga. Tõesti nii on. Oleme märganud ja sellepärast kohe küsisingi ka, et kuidas see päev küll välja näeb, et me tõesti tihtipeale koos räägime igasuguseid asju läbi ja siis sa justkui nagu oskaksid siin stuudios kõike teha. Aga nii ongi, see on nagu perenaine siin. Päikseke. Jah, teie stuudiopäike. Nii, ja ma veidikene võib-olla hüppan nüüd siia sinna, aga nii on, kui on 2 külalist ja praegu Brianna. Kuidas sina Toresse sattusid? Mina sattusin Toresse niimoodi, et see oli minu loovtööks ja minu loovtöö osa oligi siis see, et me tõime Tore ringi meie kooli
ja minu klassiõde tegelikult tõi selle mõtte minu klassijuhatajale ja kuna siis oli vaja 3 noort ja mul veel loovtööd ei olnud, siis mind võeti ka kampa. Nii et sellega sain ma väga kergelt tores. See kõlab täitsa niimoodi vägevalt, et meie loovtöö ülesanne oli tuua tore kooli. Just. Sellise nurgas ma kusjuures väga ei ole kuulnudki, et niimoodi see juhtuks. Kõlab põnevalt. No aga kuidas teil praegu läheb seal? Meil läheb väga hästi. Meil on noori, kes käivad. Võib-olla alati ei saa käia, aga see on okei. Me oleme saanud koolis erinevaid tegevusi teha, me oleme saanud üritusi aidata korraldada. Me oleme näiteks kooli sünnipäeva puhul, me tegime hästi ilusa tore lilleseina ja seda oli hästi hea vaadata, see oli nii ilus, värviline ja kogu kool tuli kaasa sellega. Just. Ma mäletan, te näitasite neid pilte seal Facebookis ka ja niimoodi, et see oli tõesti uhke. Aitäh selle eest. Aga et vaatame siia Kersti poole uuesti. Et kui sina nüüd siin sellist tööd teed, siis karjääristuudio, no ma ei tea, kuidas sina mäletad seda, selle sõpruse algust? No minu jaoks või üldse meie sõprus Torega sai alguse sellest, kui kõlab väga ammu, aga 2020. aasta lõpus potsatas mu postkasti meil Epult, kes siis uuris koostöövõimalusi videosuunal, et Tore 25. sünnipäev videopilti püüda. Et minu üllatus oli seda suurem, et tegelikult Epp oli ju ka minu õpetaja algklassides. Ja sealt kaudu mul endalgi väike kokkupuude tegelikult Torega on, et tundus väga vahva mõte. Ja täna me oleme siin väga-väga palju saateid hiljem ja ma istun ise siin saates. Ehk siis selline väga vahva teekond ja seiklus on see tegelikult olnud, sest et iga nädal ju peab üks tore saade eetrisse jõudma. Ja vahepeal on tõeline maraton, eks ole? On ju. Aga selle aja jooksul siis kujunebki selline tundma õppimine, siis kohanemine, siis nagu nautimine selle protsessi, siis vahepeal on mingisugused takistused, mis tuleb ületada, vahepeal on mingisugused emotsioonid, millega tuleb tegeleda, vahepeal ei jõua kõike ja siis nagu päris palju see seiklus on hea sõna siin. Aga samas meie jaoks on see nüüd nii loomulik, et me mõtlesime küll, et jah, ma mäletan täpselt see Epul oli see ülesanne, et kontakteeru siis, aga meil oli alguses ainult plaan, et Tore 25, et siis on ju, et aga see kuidagi nii armas ja nii mõnus ja need inimesed, kes siin käivad, nendega nii tore koos olla. No esimesest hooajast, kus pidi olema 25 episoodi, on tegelikult saanud 3. hooaeg, on ju, ja põrutame aga edasi. Põrutame. Niimoodi, aga et kui sa ütled, et sa niimoodi jälginud oled või oled ju näinud kõrvalt, siis võib-olla kõigepealt võiks, ma tahaks nagu küsida, et mis projekte te muidu teete? Et kuidagi, kuhu meie seal asetume ja mis on teie need nišid? Just see suund, mida te ajate. Karjääristuudios me loome mitmekülgset video sisuloomet ja nii nagu me tegelikult, või ütleme nii nagu ka nimi ütleb, siis tegelikult meie põhifookus on tööelul ja karjääril. Ehk siis me loome erinevate tööandjatega koostöös siis sellist tööandja brändingut ja värbamist toetavat videosisu. Aga nii nagu Torekat ka meid on tegelikult näinud alati Torega seotud projektidel, siis teiseks oluliseks märksõnaks on noored. Et me teeme väga erinevaid projekte ka noortevaldkonnas, et lisaks Torele tegelikult ka Haridus- ja Noorteametiga erinevate projektide raames, Tallinna Haridusametiga, Töötukassaga ja nii edasi, et selline noorte ja haridusteemade fookus on meil hästi tugevalt tegelikult sees.
ja see kõlab eriliselt, eks ju. Ja kas sa oskad öelda kuidagi, miks siis on niimoodi, et just need noored ka on tulnud siia kõrvale või? No noored on tulevik ja noorte toetamine on väga-väga oluline. Et kui me räägime ka tööelu kontekstis, siis et ütleme, et jah, et selline karjääri planeerimine, aga tegelikult ka alustamine on ju, et tööellu sisenemine, et need on tegelikult kõik meie puhul omavahel väga tugevalt seotud. Jah. No suurepärane. See on õudselt hea, et see noorte suund teil on. Me ka naudime seda suunda siin. Ja kui me nüüd läheme ühe noore mõttemaailma juurde või et Brianna, ma palusin sul mõelda ka selle peale natukene, et mis sina näiteks Tores saanud oled? Kui sa niimoodi mõtled, et need oskused või teadmised või... Palju asju olen saanud. Mitte nagu isegi mitte füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Ma olen saanud sõpru, ma olen saanud hästi palju teadmisi, ma olen saanud erinevaid kogemusi, mis on aidanud mind ka tegelikult. Ma olen saanud näha palju kohti, ma olen saanud näha maailma teistmoodi kui varasemalt. See nüüd on huvitav. Kui sa oskaksid aita mul aru saada, mis see muutus võis olla? Maailma teistmoodi. Ma arvan, et see on üleüldine mõte, et ma isegi nagu Tore on aidanud mind positiivselt mõtlema panema. Et see on lihtsalt nii positiivne asi, et kõik tundub palju parem. Ma näen asju palju rõõmsamalt, palju lõbusamalt ja ma oskan elu palju paremini nautida. Seda on praegu väga vaja ju ka inimestel. Nii hea, et sa oled selle Tores saanud. Ja siis oli seal veel üks selline huvitav just, et see on mind aidanud. Kas sa seal ka oskad tuua, et täpsemalt, mis sind aitanud on? Ma arvan ka see, et ma olen rohkem julgenud abi küsida, kui on vaja. Ja jällegi kõik need sõbrad, et mul on rohkem inimesi, kellega rääkida, kui mul on näiteks mured, et ma saan erinevaid lahenduskäike, erinevaid mõtteid, kuidas mida teha. Äge. Mul on nii hea meel su üle. Minu arust on kõikide torekate silmas see sära, mis tegelikult on ka Briannal. Et sina saad öelda, et saate... et sina saad öelda, sest sa oled näinud neid külalisi siin aina, et see päriselt tõesti ongi nii. On. Et kas me kuidagi eristume, ma pean küsima nüüd siin, sellepärast, et sa oled niimoodi tõesti näinud ja meie ise mõtleme, meil on kõik nagu loomulik, et muidugi niimoodi ongi, nii tore ongi. Ja siis vahel tegelikult vihjamisi olete te ikka maininud, et teie toote need toredad projektid meile. Tegemised. Mis see küsimus oli? Küsimus oli, et kuidas me paistame. Et kuidas te kõrvalt vaatajale paistate? Jah, just. Minu arust on kogu seesama näiteks, mis just ka Brianna välja tõi, et kõik need nagu väärtused ja need, mis, nagu ma just enne ka ütlesin, et torekate silmas on see sära. Ja tegelikult see ongi see, mis paistab välja. Et sa näed, et noored on päriselt õnnelikud. Ma isegi tooks, kuna me räägime ka siin sellest Keila konverentsi valguses natukene, on ju. Et ma tooksin Keila konverentsilt selle välja, et see on lihtsalt viimane märkamine võib-olla, et kuidas noored on nagu siiralt õnnelikud ja nad on hetkes. Ja see on see, mida tegelikult tänapäeval väga ei ole. Ütleme, et täiskasvanutel nii või naa, on ju, aga ka lastel on ju, et sa näed, et noored on päriselt hetkes ja nad naudivad seda hetke. Et see on nii oluline asi, mida tegelikult kõik võiksid enda ellu kaasa võtta ja rakendada. Et ka siin koha peal kõrvalt kõike seda vaadates, et see on alati see, mis jääb nagu kuidagi nagu kõlama või vähemalt see, mida mina nagu kõrvalt näen.
aitäh selle, ma arvan, et praegu vaatajad, kes on tore inimesed, nad on ülitänulikud sellise peegelduse eest enda tegevusele, sest tegelikult, kes seda tööd teevad, on ju meie tore juhendajad üle Eesti, kes neid tore ringe koos noortega veavad ja selliseid imesid esile kutsuvad. Tore konverentsid võib-olla veel üks siuke vahva tähelepanek, et esimesel päeval, kui me seal filmisime, siis see päev hakkas juba lõppema ja oli see diskoaeg, on ju. Ja me olime juba valmis oma tehnikaga, et hakkame siis filmima, aga muusikat veel ei olnud, aga noored olid kõik saalis ja nad laulsid ise ja tantsisid ise selle järgi. Ja siis me mõtlesime, et vau, et noh, see on see kohalolek, on ju, et sa lihtsalt lood ise selle nii-öelda ruumi, kus sa oled. See lahenduskeskne mõtlemine, et probleem ongi lahendust ootav ülesanne ja meie oleme need, kes lahendame. No just. Me ise olemegi need. Aga see võib tunduda selline väike asi, aga tegelikult tuleb nagu alati seda meeles pidada ja torekad hästi inspireerivad selle poolest. Au ja kiitus kõikidele torekatele juhendajatele. Jah, võtke nüüd vastu kõik. Aitäh! See tuleb kõrvalpilgult, see tuleb sõbralt. Meie sõbralt. Nii, aga lähme siis korraks veel sinna Pääsküla kooli kevadesse. Et kui te seal niimoodi inspireerite ja olete sellised toredad, et kas teil praegu laienduskoolitus käib? Jah, käib küll. Käib. Mis roll sinul seal on? Mina, nii nagu ka need teised 2 noort, kes minuga on, Aleksandra ja Sven, meie siis lepime ennem seda nii-öelda ringi kokku mängud, mida me saame teha selle ringi ajal. Vahelduseks, kui on näiteks näha, et kui noored on väsinud, et siis neid veidi erksamaks teha, vähemalt proovida. Ja me aitame ka sellel juhendamisel ning me mõtleme ka ise kaasa, et võib-olla laiendada siis ka teiste silmaringi. Ja kui teil nüüd, mis teema teil praegu käsil on, kui sa mäletad? Hetkel meil on küsimisega teema, et näiteks kuidas teada, kuidas õigesti asju küsida, kuidas nagu parem oleks. Kontakti loomine ja küsimuste küsimine. Ja. Ja see miks küsimuse, miks seda peaks vältima. Aga oleneb kontekstist. No nii, hästi. Ja mis te kogu kooliga näiteks? Te alati teete aeg-ajalt selliseid kogu kooli kaasavaid asju ka, et on teil midagi plaanis praegu kavandate? Hetkel, mis mulle kohe pähe tuleb, on 1. juuni, sest see on lastekaitsepäev. Ja sellel päeval arvatavasti on väikestel hästi palju tegevusi ka õues ja me siis lööme ka seal kaasa. Me näiteks arvatavasti kutsume tore maskotid sinna ja teeme erinevaid mänge ja tegevusi neile. Et olete juba alustanud plaanimist. Just. Mis on kui tore. Kindlasti postitage siis oma tegevusi jälle kõigile teistele ka nähtavaks. Kindlalt. No nii, mis me veel saame siis täna kokkuvõtteks öelda? Kas me tahame midagi soovida inimestele kevadeks? Või ma tean seda, et ma lihtsalt annan sellise praktilise soovituse, et pühapäeval keerake kell suve poole. See tähendab edasi. See tähendab, et kas sa peab varem ärkama hakkama või? Suve poole, jah? Mina mõtlen absoluutselt iga kord uuesti selle peale, et kuidas see nüüd oligi? Ei, nüüd peab hiljem ärkama. Oota, kui me lükkame... Kui me keerame edasi, siis me peame hiljem ärkama. Sest siis läheb 2 tundi edasi. Siis on ju hästi ju. Vist. Või mist või? Vist. Ei. Oota. Kui meil praegu saade algas kell 6, siis suveaja järgi on kell 7 on juba kell 6. Jumala hoidku küll. Lihtsalt keerake see kell ära ja vaatame siis, mis saab. Noh, niimoodi. Aga midagi veel lõppu siia?
ma võib-olla lisan seda, et esiteks me oleme väga tänulikud sellise tiitli või nii-öelda märkamise eest, et meil on siiralt hea meel, et meil on selline mõnus sõprussuhe, sest et oleme ju päris hoogsasti või seikluslikult siin toimetanud, koos mõelnud, loonud väärtust ja tegelikult te olete ka alati meie juurde oodatud. Ehk siis, ja meil on ühised väärtused ja see kõik kokku tegelikult ongi ju sõprus, et see on hästi-hästi oluline. Meie selline meie üheks sõnumiks on ka teen seda, mida armastan. Seega, kui me nüüd selle vestluse kokku võtame, siis tegelikult klapib hästi. Teeme seda, mida armastame. Teeme seda, mida armastame. Ja mina tunnen, et me tegelikult tuleb vastu ka see sama suur tänu kogu südamest, et te meid ükskord siis vastu võtsite ja mis on minu meelest nagu võib-olla sõbra juures ka hästi hea asi, mis teil on täitsa olemas, on see, et isegi kui mingid asjad on õudselt hästi paigas, siis sõber on nõus ikkagi ka kõrvalekaldeid tegema, niisuguseid ägedaid, loovamaid, et noh, ma ju tean ise ka, et võikski ju panna paika, et stuudiokujundus on selline, nii saated on alati sellised, aga ei, vahel on ikkagi vaja stuudiot muuta ja siis on vaja plaane muuta ja siis on vahepeal mõni asi vaja väljas teha ja mõni asi lisakaadreid kuskilt võtta ja nii, et te olete nõus nagu seda seiklust meiega niimoodi kaasa tegema. Ja seda põnevam. Ja seda nautima veel koos. No võt. Niimoodi, Brianna, mis sina tahaksid veel ütelda lõppu? Mis mina tahaksin ütelda? Mina tahaksin soovida, et kõigil tuleks hästi kena kevad ja et nad saaksid hästi palju aega veeta inimestega, kellega neil on hea meel aega veeta ja et saaksid ennast õnnelikult tunda. Aitäh! Rohkem toredust maailma. Just, rohkem toredust maailma ja mina kohe tundsin, et need soovid puudutasid mind. Stuudios on tore mott tõestatud ja vaatajatega näeme juba nädala pärast.